Kirke ja Ander võitsid hiljuti 500 eurot, mis aitab neil saada tõeliselt valgustatuks. Valik võtab silme eest kirjuks, nii et tasub vist uurida, mida just neile täpselt soovitatakse. Kuidas on võiks olla? Tulime valima leede. Köökileede. Selge. Siin on siis erinevad tüüpi ribad. Siin on soe, neutraalne ja külm. Reeglina mina soovitan muidugi sooja ja neutraalselt, sest ega mitte keegi ei taha, et köögis oleks midagi taolist nagu operatsioonisaal, et nii külm ja valge. Ja siis on olemas sellist tüüpi ka Samsungi Ultra Bright ribad ja need dioodid, mis on päris, need on 60 dioodi meetri kohta. Kui näiteks me võtame profiili ja seda koos mathajudega, siis üldiselt ei ole näha täppe. Ega leedi ju ei saa panna otse pistikusse, et seal peaks olema mingisugune ühendusasi vahel. Täpselt nii, et üldiselt leedid kasutavad kas toiteplokki 12 volti või 24 volti. Kui teil on mingi väiksed suurused ehk pikkus näiteks mingi 2 meetrit, siis 12 volti sellest täitsa piisab. Kuidas muidu on? Kas see leed on kuidagi kleebitav või siin on mingisugune raami sisse läheb ta kuidagi? Sest riba tuleb siis juba selle 3M kahepoolse teibiga. Kui jätkate see, et kuhu sisse läheb, siis diood tahab jahutust. Alumiinium jahutab ja see matkatte, ta hajutab seda valgust. Siin on nagu siin kõige lihtsam näiteks, mis väga hästi sobib kööki. Kui te näiteks valite mingi võimsamat riba, siis on olemas juba selline natukene sügavam. Kas neid on võimalik kuidagi ka telefoni või puldiga kuidagi juhtida? On olemas Minboxeri puldid ja kontrollerid ja siis täitsa erinevad. Kui te on ainult valge riba, et saab nagu hajutada, see on maksimum, aga ühtlaselt seda hajutab. Konkreetselt seda, mis te tahate. Me saame lülitada sisse ja välja tervet ruumi või siis juba tsoonitega. Ja on olemas ka kontroller, mis läbi Wi-Fi siis saab. Siis saate juba kas puldi kasutada, saate kasutada telefoni. Väga hästi, tundub, et meil on nüüd valikut päris palju siin.